Meile öeldakse, et tehisintellekt on täiesti uus tehnoloogia, mida juhib geeniuste põlvkond. Aga mis siis, kui see pole üldse uus? Mis siis, kui me oleme seda täpselt sama lugu juba varem näinud? Sest kogu selle haibi taga on seesama miljardäride klass, kes kasutas ära 1999 aasta .com-mulli, nüüd lihtsalt teise nime all tagasi. Raha voolab sisse juba varakult, ammu enne seda, kui keegi teab, kus tipp tegelikult on, sest keegi ei taha millestki ilma jääda. Ja kogu selle haibi jooksul korratakse ühte fraasi nagu mantrat. Seekord on teisiti. Aga tegelikult ei ole. Ja sina oled see, kes jääb arve kinni maksma. .com-mull lubas ülemaailmset ühenduvust. Selle asemel tõmbas see Nasdaqist välja $5 triljonit ajavahemikus 20 märtsist kuni 2002 aasta oktoobrini. Tavalised ameeriklased kandsid selle kõige raskema koorma. Pensioonikontod, mis olid täis internetiaktsiaid, kaotasid umbes 78% oma väärtusest 2,5 aasta jooksul. Vanguardi uuring näitas, et 2002 aasta lõpuks oli 401K kontot kaotanud vähemalt 20% oma väärtusest. Tugevalt tehnoloogiasektorisse investeeritud portfellid said veelgi rängema löögi. Üle kogu riigi pidid 10 miljonid Ameerika töötajad kahjud enda kanda võtma. Need olid inimesed, kes võtsid oma kodu tagatisel laenu, et investeerida Pets.com-i ja Webvani, kuid said tootluse asemel hoopis tagatisnõudeid. Järgnesid sundmüügid, mis hävitasid elusid üle kogu riigi. Enamik neist ei jõudnud kunagi uudistesse. Nasdaq saavutas tipu veidi üle 5000 punkti 10. märtsil 2000, kuid siis toimus krahh ja see kukkus umbes 1000 punktini. Kui arvestada inflatsiooni, siis jõudis see tagasi tipptasemele alles 2018. aastal. See tähendab 18 aastat kaotatud kasvu neile, kes hoidsid .com-mullist kinni. Ja nüüd seisame silmitsi sama olukorraga. Suurte tehnoloogiaettevõtete kulutused tehisintellekti andmekeskustele ja kiipidele ületavad nüüd $300 miljardit aastas. Sellele kulutusele kuhjunud väärtus on vähemate inimeste käes kui kunagi varem pärast .com aastaid. Enamik inimesi eeldab, et tegemist on täiesti uute tegijatega. Tegelikult ei ole see nii. Tehisintellekti liikumist kujutatakse kui uut mässu, mida juhivad uhked uustuunukad San Franciscost. Tegelikkuses on need, kes täna tempot määravad, enamasti samad inimesed, kes määrasid tempot ka eelmisel korral. Ainult, et neil on nüüd 25 aastat rohkem kontakte, ligipääsu valitsusele ja investoreid enda taga. Esialgse buumi ajal teenis Reid Hoffman oma varanduse PayPali kaudu. Nüüd on ta OpenAI varajane toetaja ja endine juhatuse liige. Vinod Khosla sai oma Sun Microsystemsi osaluses kasu 90ndate lõpu riistvara buumi ajal. Ta järgnes Hoffmanile OpenAI'sse. Mark Andreessen ehitas üles Netscape'i ja viis selle börsile 24-aastaselt 1995. aasta augustis. Seda IPO-d peetakse enamasti .com ajastu ametlikuks alguspunktiks. Täna juhib ta riskikapitalifirmat Andreessen Horowitz, mis on investeerinud miljardeid praegustesse tehisintellekti laboritesse. See, mis näib tehnoloogilise revolutsioonina, võib tegelikult olla midagi, mis meenutab pigem väga kallist teatritükki. Ja samade inimeste jäljed paistavad igas etapis. Kui suured tehnoloogiafirmad lubasid, et internet kaotab vahemaad igaveseks, tundus see olevat ajaloo määrav hetk. Raha voolas igasse ettevõttesse, mille nimes oli .com. Aastatel 1995 kuni 2000 aasta märtsi tipuni kasvas Nasdaq umbes 400%. Investorid lõpetasid küsimise, kas ettevõtted teenivad raha. Tulul polnud peaaegu mingit tähtsust. Kasumit peeti vanamoodsaks. Ainus, mis Wall Streeti huvitas, oli kiirus. Nad tahtsid kasvada ja kliente ligi meelitada. Nad tahtsid sektoris domineerida. Ärimudel ja logistika võisid tulla hiljem. Ja siis tuli krahh. Nüüd äratab tehisintellekti plahvatus taas ellu sama õhustikku, ainult et veebisaitide asemel on targemad masinad. Hiiglaslikud andmekeskused põletavad elektrit, et treenida mudeleid, mis muutuvad iga kuuga võimsamaks. Ja taas voolab peaaegu kogu raha valitud ettevõtete gruppi. Seni suurim võitja on Nvidia. Iga tõsine tehisintellekti ettevõte vajab selleks kiipe. See nõudlus tõukas Nvidia väärtuse tasemele, mis oleks veel mõned aastad tagasi kõlanud hullumeelsena. 2024 aastaks kallasid investorid raha Nvidiasse samamoodi, nagu nad kunagi enne .comi krahhi internetiaktsiatesse panustasid. See pole küll nii äärmuslik kui Cisco.comi mulli haripunktis, kuid liigub siiski väga tuttavas suunas. Seekord tuleb raha peamiselt suurte tehnoloogiafirmade enda pangakontodelt, mitte ainult riskikapitalistidelt, kuid lõpuks jõuab see kõik samasse kohta. Iga mull kõlab hästi, kuni see paisub, aga milline neist on lõks, kuhu kõige rohkem kinni jäädakse? Selle mõistmiseks peame vaatama erinevaid tegureid, mis on mulle kujundanud. 1999. Too aastal kuulus Cisco Systemsile 72% ettevõtete marsruutimise ja kommuteerimise turust. See tähendab, et Cisco müüs neid füüsilisi seadmeid, mis panid interneti tööle. See müüs interneti enda põhitaristut.
Iga ettevõte, kes tormas internetti, vajas Cisco riistvara ja sissevoolav raha tõestas seda. 2000 majandusaastaks teenis Cisco aastas peaaegu $18,9 miljardit tulu. 27. märtsil 2000 tõusis Cisco aktsiahind $80 ja selle turuväärtus ületas $555 miljardit. Lühikeseks hetkeks sai Ciscost maailma kõige väärtuslikum ettevõte, edestades Microsofti. Investorid ei ostnud lihtsalt edukat ettevõtet. Oma tipul kaubeldis Cisco aktsiatega hinna ja kasumi ehk PE suhtarvuga 201. Kujuta ette, et maksad limonaadiputka eest $100, kuid see teenib sulle aastas vaid $1.25. Putka võib olla suurepärane, aga need numbrid on peaaegu ulmelised. Kogu asi põhines riskikapitali jätkuval voolamisel idufirmadesse, kes ostsid ruutereid. Kui see rahastus 2000 aasta kevadel seiskus, kadusid ka tellimused. Cisco ei suutnud sellega toime tulla. Aktsia langes järgmise 30 kuu jooksul oma tipust umbes 80%. Ciscol kulus peaaegu 26 aastat, et jõuda tagasi selle $80 tasemeni. Taastumine saabus 2025 aasta detsembris. Igaüks, kes ostis tipuhetkel ja hoidis aktsiat kogu selle aja, kaotas ikkagi üle poole oma raha ostujõust. Inflatsioon sõi ülejäänu. Nvidia aastal 2024 meenutab hirmuäratavalt Cisco.com ajastu tipul. Nende kiipe saadetakse veoautode kaupa. Andmekeskused üle maailma topivad serverikappe täis Nvidia graafikaprotsessoritega nii kiiresti, kui neid kätte saavad. Nõudlus tundub pidurdamatu, kuid tegelikkus on palju hapram. Paljud Nvidia suurimad kliendid on tehisintellektilaborid ja idufirmad, kes kulutavad investorite raha ajaloolise kiirusega. Ülejäänud on tehnoloogiahiiglased, kes kulutavad miljardeid, sest nad usuvad, et tehisintellekt peab toimima, mitte sellepärast, et kasumid juba olemas oleksid. Just see osa paneb kogenud investorid muretsema. Kui analüütikud võrdlevad Nvidia 2024 aasta väärtuse tõusu Cisco tõusuga enne 2000, aasta krahhi järgivad kõverad sama trajektoori. Kui 2025 aastavahega mulli hakkavad joonistama sama kuju, siis inimesed, kes elasid läbi esimese, kipuvad sellele tähelepanu pöörama. Enamik inimesi eeldab, et Nvidia on turvaline, sest erinevalt .com ajastu läbikukkujatest on tal tegelik riistvaratulu. Kuid ka Ciscol oli tegelik riistvaratulu ja domineeriv turuosa. 2000 aasta krahh ei tulnud sellepärast, et ruuterid oleksid töötamast lakanud. See tuli sellepärast, et inimesed, kes raha välja käisid, said raha otsa. Cisco tipp oli tegelikult isegi järsem kui ükski tase, milleni Nvidia seni on jõudnud. See peaks olema hoiatus. See number näitab sulle, kui palju praegune tsükkel võiks veel paisuda, enne kui sama nõudluse langus ilmub. Nii et masinavärk tundub tuttav, aga veelgi paljastavam on võrdlus nende inimestega, kes selle taga otsuseid teevad. 1990-ndate lõpus rääkisid suurimate tehnoloogiaettevõtete juhid investoritele ikka sama lugu. Internet oli kõik muutnud. Vanad reeglid kasumi ja väärtuse kohta enam ei kehtinud. Tulu jõuab lõpuks järele kogu sellele haibile. Samal ajal müüsid sisering inimesed kulisside taga aktsiaid. Need olid väikesed müügid, just piisavalt, et mitte häirekella käivitada. Tol ajal ei pööranud sellele peaaegu keegi tähelepanu. See muutus kahtlaseks alles aastaid hiljem, pärast mulli lõhkemist, kui keegi asja lähemalt uuris. Numbrid, kui need lõpuks avalikuks tulid, olid koledad. Septembri 1999 ja juuli 2000 vahel müüsid .com ettevõtete siseringi liikmed maha $43 miljardi väärtuses oma enda ettevõtte aktsiaid. See oli 2 korda suurem müügimäär kui 1997 ja 1998. Aastal veebruar 2024 oli aga hoopis teistsugune. Maskeering kadus. 9 päeva jooksul sel kuul müüs Jeff Bezos $8,5 miljardi väärtuses Amazoni aktsiaid. Walton Family Trust müüs samal perioodil maha $1,5 miljardi väärtuses Walmarti aktsiaid. Jamie Dimon, JP Morgani tegevjuht, müüs $150 miljoni väärtuses oma panga aktsiaid. See oli tema esimene müük 18 aasta jooksul sellel ametikohal. Leon Black, Apollo kaasasutaja, müüs maha $172,8 miljonit. Tema esimene müük üldse. Selle 1 kuu kogusumma ulatus $11 miljardi, kuid sellega asi ei piirdunud. Mark Zuckerberg müüs umbes $2 miljardi väärtuses Meta-aktsiaid 4 kuu jooksul enne seda perioodi. Ükshaaval vaadates tundusid need tehingud kõik tavalised. Need polnud midagi ebatavalist, kuid kui neid kõrvuti vaadata, siis inimesed, kellel oli numbritest kõige parem ülevaade, võtsid samal ajal raha välja. Kogu selle aja jooksul jäid nende samade juhtide avalikud sõnumid optimistlikuks, usk projekti. Avalikult rääkisid nad 10 pikkustest võimalustest ja tehisintellekti tulevikust. Eraviisiliselt võtsid nad raha välja tippude lähedal. Intervjuud näitasid enesekindlust, avaldused ütlesid, võta raha. Ajakiri Fortune avaldas 27. veebruaril 2024 pealkirja Suur raha väljavõtmine. See oli sobiv pealkiri.
kui buumi keskmes olevad inimesed hakkasid raha välja võtma, tähendab see tavaliselt, et nad mõistavad riske paremini kui kõik teised. Ja erinevalt 1999. aastast toimub müük kiiremini ja suuremates kogustes. Inimesed, kes buumi ület ehitavad, näivad üha enam olevat need, kes valmistuvad selle lõpu üle elama. Aga kui siseringi inimesed müüvad, siis kes ikkagi ostab piisavalt aktsiaid, et hinnad püsiksid sellel tasemel? 1999. 1909 ehitas Webvan jahutatud laod klientidele, keda veel olemas ei olnud. Pets.com tegi telereklaame, mis osutusid meeldejäävamaks kui nende tegelikud tellimused. Mõlemad ettevõtted valasid raha hoonetesse, veokitesse ja reklaamikampaaniatesse, mis olid üles ehitatud nõudlusele, mida kunagi ei tulnud. Mõlemad said näideteks raha põletamisest, sest kumbki ei jõudnud avalikel turgudel oma teise sünnipäevani. Stability AI on nende ettevõtete tänapäevane versioon. 2023 aastal kulutas see umbes $99 miljonit arvutusvõimsuse rentimiseks AWS-ilt, Google Cloudilt ja CoreWeavilt. Lisaks sellele kulus veel $54 miljonit palkadele ja tegevuskuludele, samal ajal kui nende kogu aasta tulu oli $11 miljonit. See on kulu ja tulu suhe, mis ületab 14:1 2023. Aasta juuliks oli Stability AI juba AWS-i arvega $1 miljon miinuses. Hiljem näitas sisemine aruandlus, et ettevõttel polnud ka tegelikku plaani maksta augustikuus $7 miljoni suurust arvet. Kuid raha ei kadunud kuhugi musta auku. See liikus kindlat jälgitavat teed pidi. Riskikapitalifirmad kandsid värsket kapitali AI idufirmadesse. Idufirmad andsid selle kapitali otse edasi Nvidiale kiipide eest ja Microsoft Azure'ile pilvearvutusaja eest. Suurtehnoloogiaettevõtted kajastasid selle kulu oma tuluna, tõstes sellega oma aktsiahindu. Kõrgemad aktsiahinnad õigustasid suuremaid riskikapitali investeeringuid ja järgmine raharing liikus täpselt sama rada pidi tagasi. Seda nimetavad inimesed tööstuses ringmajanduseks. See võib olla praeguse buumi kõige olulisem nipp. $1 lahkub Silicon Valley kontolt ja jõuab mõne tehisintellekti idufirma pangakontole, kuid see ei seisa seal kaua. Mõne nädala jooksul ilmub seesama dollar tavaliselt Jensen Huangi tulemuskõnes kasvuna. Ja siis aitab see Nvidia aktsiahinda tõsta. See muudab järgmise riskikapitalifondi kaasamise lihtsamaks. Seejärel saadetakse veel $1 läbi sama tsükli. Enamik rahast ei tule tavalistelt klientidelt, kes ostaksid tehisintellekti tööriistu, sest nad ei saa veel ilma nendeta elada. Muidugi, sellistel ettevõtetel nagu OpenAI on konkreetne tulu olemas, kuid suur osa rahast ei näita, kui palju inimesi tegelikult tooteid kasutab. See mõõdab sama kapitali hulka, mis liigub edasi-tagasi 5 omavahel seotud ettevõtte vahel. Hea näide on Inflection AI. 2023 aasta juunis kaasas see umbes $1,3 miljardit ettevõtte väärtuseks, hinnati ligikaudu $4 miljardit. Investorite nimekiri oli nagu tehisintellekti buumi tipptegijate nimistu. Microsoft, Nvidia, Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman. Siis vähem kui aasta hiljem, 2024 aasta märtsis, neelas Microsoft ettevõtte sisuliselt endasse. See maksis umbes $650 miljonit, palkas suurem osa meeskonnast ja litsentsis põhitehnoloogia. Inflection iseseisva ettevõttena oli läbi. Investorid aga lahkusid 1,5 korda suurema summaga, kui nad olid sisse pannud. Raha oli languse käigus juba läbi käinud Nvidia tellimusraamatust ja Microsofti pilvearvetest. Ainsad, kes kaotasid, olid hilised ostjad. Selle raharingluse kiirus ja ülesehitus ületavad kaugelt kõike, mida .com'i läbikukkumised suutsid. Webvan oli lohakas viisil, mille turg lõpuks läbi hammustas. See, mis toimub AI ümber, tundub teistsugune. See on rohkem koordineeritud, vähem juhuslik ja rohkem süsteemne. Kes siis saab kasu, kuni see töötab ja kes jääb kahjumitega, kui see lõpeb. 1999 aastal avasid päevakauplejad esimest korda veebipõhised maakleriikontod ja tormasid kõigesse, mis liikus. Nad haarasid endale selliseid asju nagu IPO-d ja internetiaktsiad. Paljud ostsid võimendusega või laenatud rahaga, nii et iga tõus tundus võimendatuna. Samal ajal tõmbusid suurimad institutsioonid tagasi, kuid turg ei kukkunud kohe. See jätkas tõusmist, sest ikka leidus keegi, kes oli valmis kõrgema hinnaga ostma. See keegi olid jaeinvestorid, ainult et nemad ise seda ei teadnud. Nad nägid lihtsalt tõusvaid graafikuid ega tahtnud millestki ilma jääda. Selle asemel võtsid nad turupakkumise enda peale. 2024 aasta versioon on hullem. Kauplemine ei seisnenud enam ainult aktsiate ostmises ja hoidmisel. Suur osa tegevusest oli see, et inimesed tegid panuseid, mis aegusid samal päeval, kui need tehti. Cboe Global Markets teatas, et selline ülilühike kauplemine muutus nii tavaliseks, et see moodustas tavapäevadel peaaegu poole kogu SP500 optsioonituruga seotud tegevusest. Isegi 2021 aasta meemiaktsiate hullus ei jõudnud sellele tasemele. Turgu manipuleeriti reaalajas, minut minuti haaval.
Robinhood kulutas aastatel 2023 ja 2024 televisioonireklaamidele, mis tõid optsioonidega kauplemise peavoolu. Sinu nõbu, sinu naaber, see tüüp jõusaalis. Platvorm teatas 2024 aasta lõpuks enam kui 25,2 miljonist rahastatud kontost. Kasutajaskond koosnes peamiselt alla 35-aastastest kauplejatest, kes tippaegadel sõlmisid üle 50 miljoni lepingu. Jääkaupleja lemmiktööriist ei ole enam aktsia ise. See on võimendusega panus. Panus selle peale, et hind tõuseb või langeb sama päeva kauplemispäeva lõpuks. Enamik inimesi eeldab, et keskmine investor aastal 2024 on täpselt nagu päevakaupleja aastast 1999, lihtsalt moodsama rakendusega. Kuid tegelikkuses pole see üldse nii. Kujuta ette staadionitäit inimesi, kes panevad kogu oma elusäästu iga tunni tagant ühele mündi viskamisele. Ja siis teevad nad juba järgmise panuse enne, kui eelmine münt on isegi põrandale maandunud. See on umbes sama kiire, kui samal päeval aeguvate optsioonidega kauplemine praegusel ajal. Avalikkus ei käitu enam aeglase ja stabiilse pikaajaliste ostjate kogumina. See käitub nagu kiiresti liikuv rahvahulk, kes astub sisse ja välja nii kiiresti, et suudab müügi endasse imada isegi aru saamata, et ta seda teeb. See muudab kogu süsteemi. 90ndate lõpus oli jaeinvestorite tegevus küll häälekas, kuid suhteliselt lihtne. Täna liigub see kiiremini ja reageerib koheselt hinnakõikumistele. See tähendab, et see suudab neelata üllatavalt palju müüki ilma, et turg kohe kokku kukuks. Nii et kui varased võitjad ja siseringi liikmed nüüd müüvad, ei vaja nad dramaatilist väljumishetke. Nende all on juba pidev ostjate vool, kes astuvad kiiresti sisse ja välja, olles tehingu vastaspooleks, ilma et seda reaalajas märgataks. Aga mis juhtub, kui see ostjate voog järsku aeglustub? 90ndate lõpus käis tehnoloogia hiidude seas sõda. Microsoft veetis suure osa kümnendist USA valitsusega monopolivastases võitluses. Võitlus käis selle üle, et nad otsustasid siduda Internet Exploreri Windowsiga. Laiem tööstus käsitles Washingtoni kui probleemi, mida tuleb hallata, mitte kui partnerit. Nobitöö eelarved olid peamiselt selleks, et hoida föderaalvalitsuse käed eemal teenitavatest varandustest. 2024. aastaks oli see suhtumine täielikult muutunud. OpenAI föderaalse lobitöö kulud kasvas 2023 aasta $260 000, 2024 aastaks 1,76 miljonini. See on peaaegu 7-kordne tõus ühe aastaga. Anthropic enam kui kahekordistas oma kulutusi samal perioodil, kasvades $280 000 $720 000. OpenSecretsi andmetel kulutas 2024 aastal tehisintellekti teemadel lobitööle raha 648 erinevat ettevõtet. See oli 41,5% tõus võrreldes eelmise aastaga. Peaaegu igal juhul on ametlikuks põhjuseks vastutustundlik kasutuselevõtt. Mõju, olgu see tahtlik või mitte, on see, et varasemad ja suurimad tegijad satuvad omamoodi kaitsebarjääri taha, mis muudab uutel tulijatel võrdsetel tingimustel konkureerimise raskenaks. Kõige selgem hetk saabus 2023 aasta mais. Sam Altman ilmus senati justiitskomisjoni ette. Ta palus isiklikult kongressil anda tehisintellekti ettevõtetele litsentse. Juhtiva tehisintellekti ettevõtte tegevjuht palus Ameerika Ühendriikide valitsusel nõuda lube, et arendada tipptasemel tehisintellekti. See palve mõjub hoopis teisiti, kui küsida, kes sellise loa saaks ja kes mitte. Väiksematel ettevõtetel ei ole tegelikult võimalust kaasa rääkida, kui neid reegleid kujundatakse. Ühelgi neist ei ole piisavalt juriidilist tuge ega nõuete täitmise eelarvet, et vastu seista. Reeglid kirjutatakse $500 billioni väärtusega ettevõtte vajaduste järgi. Ja see ongi kogu mõte. Lobitöö kulud ei ole lihtsalt tegevuskulud. See on hind, mida makstakse konkurentsi lõplikuks tapmiseks. Sõnastus maskeerib väljapressimiskeemi poliitikakeelde. Suured tegijad maksavad lobistidele. Nemad aitavad reegleid koostada. Nad lukustavad ukse enda järel ja ütlevad avalikkusele, et see on nende enda turvalisuse huvides. Sama mäng käib ka Euroopas, lihtsalt teise paberimajandusega. EELi tehisintellekti seadus võeti vastu 2024 aasta märtsis ja hakkas kehtima 2025 aastal. Kõige rangemad vastavusnõuded mõjutavad kõige enam väiksemaid avatud lähtekoodiga arendajaid ja akadeemilisi gruppe. Samal ajal on suurimatel USA ettevõtetel juba terved meeskonnad just selliste asjade jaoks olemas. Mistral AI'st on saanud selles valdkonnas kõige selgem Euroopa väljakutsuja ning nad on kulutanud palju aega, et mõjutada, kuidas rangemad reeglid avatud mudelitele kehtivad, kuid edu on olnud piiratud. See muster kordub mõlemal pool Atlandi ookeani. Kui reeglist saab seadus, muutub kogu lugu. Ettevõtted ei pea enam sama intensiivselt müüma lõputu murrangu ideed. Süsteem ise hakkab määrama, kes suudab kasvada ja kes mitte. Konkurents ei kao, kuid see muutub aeglasemaks ja rohkem kontrollituks. See võtab maha surve narratiivilt, et kõik peab igavesti kasvama.
mis seekord erinev on see, kui sihipärane see tundub. Juba praegu on näha järgmise regulatiivse raamistiku osi mustandina aastateks 2025 ja 2026, mis ootavad vaid õiget poliitilist hetke, et edasi liikuda. Lõks on üles seatud. Ainus küsimus on, millal see lõks käivitub. Niisiis, kes tegelikult võidab, kui mõlemad buumid läbi saavad? See ei ole kliendid, nemad saavad küll odavamaid tööriistu, aga mitte suuremat tulu. See ei ole ka väikeinvestorid, kes tavaliselt jõuavad kohale siis, kui suurem osa kasumist on juba hindadesse arvestatud. Ja see ei ole alati ka need ettevõtted, kes pealkirjades figureerivad. Paljud neist veedavad tippaastad lihtsalt püüdes õigustada väärtustamisi, mis tunduvad mõistlikud ainult sellel hetkel. Tegelik võitja on tööstust ümbritsev süsteem, kapitali, infrastruktuuri ja poliitika segu, mis ei osale lihtsalt tsüklis, vaid kujundab selle kulgu. Need samad jõud, mis aitasid esimest lainet üles ehitada, ei kadunud pärast selle lõppu kuhugi. Nad kohanesid ja kasvasid. Nüüd tegutsevad nad sama mustri teises, suuremas versioonis. Mis on muutunud, on ulatus ja keerukuse taluvus. Väljaehitus on suurem ja raha on rohkem. See ei tähenda, et tulemus oleks ette määratud, kuid see tähendab, et süsteem suudab enne murdumist rohkem pinget taluda ja kauem töötada. Enamik analüütikuid näeb, mis toimub. Tehisintellekti langus ei alga tõenäoliselt seetõttu, et tehnoloogia ebaõnnestub. Mudelid muutuvad paremaks. Hallutsinatsioonide määrad vähenevad, kuid ükski neist ei ole päästikuks. Päästikuks on hetk, mil reeglid kirjutatakse föderaalseadusesse. Kui konkurents on seaduslikult välistatud, saavad suured tegijad loa oma hoiakut muuta. Nad lõpetavad kasvu tagaajamise ja hakkavad keskenduma tõhususele. See tähendab massilisi koondamisi. Microsoft, Meta ja Google teatasid kõik kümnetest tuhandetest koondamistest aastatel 2024 ja 2025. See on laiemale mustrile iseloomulik eelvaade. Lugu muutub. Kulutamisvaja asendub vastutustundliku kapitali tagastamisega. Sellepärast langevadki aktsiate väärtused. Arhitektid hoiavad tipphetkel välja võetud raha endale. Nad lahkuvad kindlustatud turuosaga ja föderaalse kaitsega, mis on seadusesse kirjutatud. Briti investor Jeremy Grantham ennustas nii 2000 kui ka 2008 aasta mulli ette. Ta on seda täpset mustrit aastakümneid jälginud ja ei ilusta midagi. Nii suured mullid lahenevad pikkade ja sügavate langustega, mida mõõdetakse aastates, mitte kuudes. Cisco vajas peaaegu 26 aastat, et oma tipptasemele tagasi jõuda. See on baasnäite suurima aktsia jaoks, mis on mulli tipus. Ajaloo raamatutes ei ole nii tiheda languse jaoks veekujulist taastumist kirjas. Kui sa astud sammu tagasi, ei tundu süsteem tegelikult katki olevat. See on süsteem, mis teeb täpselt seda, milleks ta on välja kujunenud. Raha voolab sisse miljonitest tavalistest kontodest pika aja jooksul. See koondatakse ja kontsentreeritakse vähestesse suurtesse ettevõtetesse, mis turgu valitsevad. Need, kes varakult sisse tulid, võtavad oma raha protsessi käigus välja. Need, kes hiljem liitusid, lepivad enamasti lihtsalt selle hinnaga, mis järele jääb. Ja peaaegu kõik on selles sees, kas nad saavad sellest aru või mitte. Sest pensionisäästud ei seisa enam kõrvaltvaatajatena. Need on juba samas mängus sees. Need on seotud nende samade väheste ettevõtetega ja puutuvad kokku samade tagajärgedega. Sest need, kes neid tsükleid juhivad, on seda varemgi läbi teinud. Enamikul inimestest pole seda kogemust või olid nad liiga noored, et mäletada, mis tunne see tegelikult oli, kui see toimus. See teebki selle mulli nii tõhusaks. Kui miski tundub juba ilmne, siis tundub see juba normaalne. Ja kui meeleolu lõpuks muutub, usuvad enamik inimesi ikka veel sama, mida usuti .com-i ajastu haripunktis. Et seekord on see lugu liiga tähtis, et aeglustuda. Kuid finantskrahhi võib põhjustada mitte ainult tehisintellekti mull. Uuri, miks analüütikud usuvad, et järgmine kriis võib juba kujuneda. 39 triljoni dollari suuruses võlas. Kas Ameerika majandus on hukule määratud? Või vaata hoopis seda.